austatud maavanem, külalised Sõpruslinnast Kogemäelt, eesotsas volikogu esimehe Harri Kivenmaa ja linnapea Martti Jalkanenega, Riigikogu liikmed, Põltsamaa rahvas, ettevõtjad. Juba 18. sajandist on Põltsamaa olnud tugev töönduskeskus. Teame, et vana Põltsamaa mõisa omanik Johannes Voldemar Lau rajas Põltsamaale terve rea manufaktuure. Põltsamaa piirkonna arenguks on ettevõtlus oluliselt ja eluliselt vajalik. See kinnistab siia inimesed, annab neile sissetulekud ja loob võimalused kultuuriga tegelemiseks. Teoks saamas ka esimene Põltsamaa ettevõtluspäev, mille idee väljakäijad on olnud nii Põltsamaa linnavalitsusest kui ettevõtjate liidust. Ja ma tahaks ära märkida siin päris mitme inimese tööd ja üle anda neile ka väiksed asjakohased meeled tänase päeva puhul. Ja ma paluks siia proua Maimu Kelder, Põltsamaa linna majandusnõunik. Ole hea. No selle vaaderpassi ma annan sellepärast, et ta ikka tulevikus ka oskaks seda tasakaalu hoida ettevõtjate ja avaliku sektori ja koolirahva vahel. Põltsamaa ettevõtjate liidu president ja see mees, kes on nüüd pidanud ettevõtjatega läbirääkimisi, et seda üritust üldse korraldada. Ole hea, Andres. See on Põltsamaa linnas üks küllaltki ajalooline hetk, sest sellist üritust minu mäletamist mööda ei ole siin olnud. Tahaks tänada kõiki neid, kes on võtnud vaevaks alates kõige väiksemast kuni meie kõige suurema ettevõtteni tulla siia täna, võtta see päev ja selline ilus ja kiire kevadpäev ja kulutada see meie ühistöö edendamiseks. Soovin omalt poolt kõigile kena päeva. Tere ilusat reedet. Päev enne seda, kui me liitume Euroopa Liitu, on siis Põltsamaa mehed ette võtnud midagi sellist, mida nad ise väidavad, ei ole siinkandis enne toimunud. Head külalised, austatud linnapea, mul on ääretult hea meel, et viimastel aastatel on Eesti riigi avaliku sektori ja ettevõtluse poole sidemed lähenenud, vähemalt inimlikkuse tasandilt. Ja selle üheks näiteks on tõesti ka see, kui ettevõtjate liit ja Põltsamaa linnavalitsus on püsti pannud sellise väikese tutvustava, võib isegi öelda, messi siin kultuurikeskuses. Tervise ja Kogemäeltä. Head daamid ja härrad, tervisi teille Soomest Kogemäeltä. Põltsamaa ja Kokemäki ovat olleet ystävyyskuntia yli 10 vuotta. Ja meillä on ollut hyvä tilaisuus kokemäkeläisenä seurata sitä kehitystä, mitä tämän 10 vuoden aikana Põltsamaalla on tapahtunut. Ja se on ollut valtavaa. Põltsamaa ja Kogemäki on olnud sõprussuhetes
10 aastat ja selle aja jooksul on olnud võimalik jälgida kogu teie linna arengut ja on märgata, et see areng on väga suur olnud. Ja se on nähtävissä muun muassa tänään täällä messuilla, monien yrittäjien osastoilla ja kertoo siitä, mitä kaikkea toimellisuutta täällä Põltsamaalla on syntynyt ja koko ajan syntymässä lisää. Eriti hästi näitab seda arengut tänane ettevõtjate mess, mis näitab, kui palju erinevaid ettevõtteid teil on ja kui mitmepalgeline on teie linna ja piirkonna ettevõtlus. Te olette aikaisemmin kuulunut toiseen liittoon, siihen liittoon Suomi ei kuulunut. Varem te kuulusitte ühte teise liittu, kuhu Soome ei kuulunut. Huomisesta alkaen me kuulumme samaan liittoon ja se merkitsee sitä, että esimerkiksi Kokemäen Põltsamaan yrittäjien yhteistoimintamahdollisuudet kasvavat ja mahdollisuudet saada Euroopan liitosta rahaa. Homsest alates te kuulute ühte teise liitu ja siis me oleme juba ühises liidus, mis tähendab seda, et kasvavad teie ettevõtjate arenguvõimalused ja muide ka koostöövõimalused ja projektid ja nendele toetuste saamine. Ja loomulikult pärast iga muu ka. Mina olen peale ütelnud, et sina oled peale minna. Mina olen oma nime öelda.
Järgmise põlvkonna mobiiltelefon, selleks on pööbel.
Ja ees istub ju kõik mees selles suhtes, et suhteliselt Okei, vaata, eest ära. Tiibi tule eest ära. Vaartakat kummid sees. Üks kaks ruttu siia! Auto tuleb hoida! Vahe on.